what's up ja ma vaatasin eile ühte Eesti YouTuberit, siis ta ütleb kohe ei yo what's up ja siis see jääb külge. Aga täna on reede ja hommik on praegu, kell on 6:21 ja ma avastasin eile, et ma pole jälle mingi kuu aega põhimõtteliselt ühtegi vlogi osa teinud, et ma võtan täna teid tööle kaasa ja siis saate aru, miks ma pole ühtegi vlogi osa teinud, kuna lihtsalt iga päev on samasugune ja see ei ole väärt vlogimist kohe iga päev. Yo, what's up, yo? Aga ma magan riietega sellepärast, et õues on hästi külm öösel. Aga jah, ühesõnaga ajame vist ennast ja tööle minek. Lämme, let's go, viies käik, ammu sees juba. Oh yeah. Kas ma olen väga hiljaks käinud? Ma olen hiljaks käinud, 7 peaks seal olema juba. No nii, jõudsime nüüd tööplatsi peale ja meil on täna väga hea hommik, sellepärast et hommikul kohe meil ei ole mitte midagi teha. Sellepärast, et need siin, need peilid, me kutsume peilid, eks neid, on stikerdamata, või noh, nende ei ole kleepsi peal, mis ütlevad, kuhu kohta me need viima peame. Nii et peame ootama neid muti, kes tuleb, paneb nendele kleepsi peale ja siis me saame hakata need ära viima. Nii et praegu on lebo. See siin on minu pill, mu Mersu ja sel aasta masinad on täiesti tutikad ja nagu haiged mugavad. Rool käib minust natuke raskelt, võiks kergemalt käia. Ma sõitsin vahepeal siin vana selle forkliftiga ja sellel käis rool palju kergemalt ja sellele nagu tõmbab õlg lihtsalt rõvedad krampi vahepeal ja nagu noh, jah. Aga ülejäänud asjade poolest vedrustus kõik on nagu ülihaalist. Hästi ujuv sõit. Farm on reaalselt see koht, kus raha jookseb. Linnas 3-4 korda raskem raha teenida kui farmis. Siin ei ole mitte midagi teha, lihtsalt oledki ainult tööl ja kodus, tööl ja kodus ja panedki üle 90% oma palgast kõrvale, vähemalt mina panengi mingi 90% oma palgast kõrvale põhimõtteliselt. Nagu julm. 2 nädalat veel siin vastu pidada, siis saab lõpuks minema siit minna. Mul on haigelt kopp ees selles vorglis istudes 11 tundi päevas istuda siin ja mingi ta on lihtne, nagu sellest on nagu haigelt mugav ja lihtne, kerge, aga lihtsalt tuim, no nüri iga päev lihtsalt. Esialgu oligi, kui tööl olime, siis olid need kõrva, need tropid olid kõrvas, mis summutas nagu heli suht ära, siis sai nagu enam-vähem vaikus teha. Ja 2-3 päeva pidasime, et mõtlesime, et issa, nemal et nii igav ja kuulab mingi mootori müra nagu päev otsa. Siis panime endale kõrvaklapid pähe. Ja siis mingi aeg oli meil safety meeting, siis ohutuskoosolek ja siis sa räägid, et muusikat ei tohi kuulata. Kuigi suuremas masinas seal, kus on see suur kopp, mis võtab rekka seest, võtab need peilid nagu maha. Seal sees on õhukonditsioneer, seal on muusika ja kõik asjad ja see on nagu suur masin, mis on nagu haigelt palju vastutus, kui midagi vekki läheb. Et kuidas nendel nagu võib olla. Aga noh, vahet pole, kui öeldi, siis öeldi. Ja siis hakkasime nagu peitma neid, panime mingi mütsi pähe ja kapuutsi pähe. Hakkasime peitma kõrvaklappe. Ja lõpuks noh, see ka väga hästi välja tulnud. Ja siis leidsime Kalviniga siuksed tööehitus mingid kõrvaklapid, et nendel on Bluetooth sisse ehitatud ja saab telefoni ära ühendada, saab muusikat panna ja nii edasi. Et siin on nagu hästi palju ekraane, mis ütlevad ette, et põhimõtteliselt see on mingisugune Bluetoothi teemalist. Ma panen tööle selle, siin on reaalselt mingid ekraanid, nupud. Panime lihtsalt teibi siia peale. Mõtlesime, et huvitav, kas tulevad, küsime, kui tulevad, proovime. Panime teibi peale, katsime ära lihtsalt igal pool, kus mingid ekraanid ja nupud on. Ja siiamaani pole keegi küsib, et lihtsalt panemegi need pähe ja saab kuulata audioraamatuid, muusikat ja kõike sellest. Ma olen selle aeg mingi 20 audioraamatut ära kuulanud lihtsalt. Jõhker. Päevad läheb palju kiiremini. Aga jah, vaatame, kas paneb masina tööle. Tuleb pre-start check teha ja siis saab sõitma hakata. Pandi numbrid peale. Ja nüüd põhimõtteliselt on siis 2 võimalust nüüd edasi teha, et kas tuleb ära sorteerida, et 1 inimene sorteerib, 2 inimest, kes meil järgi on, viivad neid sisse. Või siis võtame järjest neid kõik ja viime sisse, aga siis muidugi tekib haige segadus tavaliselt, kui neid ei ole varem kuidagi enam-vähem ära sorteeritud juba, kuna kui neid laetakse, siis need lähevad kõik saissama vahel. Ma arvan, ma hakkan sorteerima praegu, ma ei viitsi väga sisse joosta neid, et panen oma klapid pähe, panen audioraamatu tööle. Kuulan praegu siukest raamatut nagu Homo Deus. See on siuke järg raamatule Homo Sapiens, Brief History of mingi Mankind ja see on siis järg, mis räägib nagu tulevikus põhimõtteliselt ja nii et jah, paneme tööle selle klapid kõrva ja hakkame tööd tegema.
vaadaks seda, märkasin töö tegemise ajal, et eemal mingid pead passivad, vaatavad siia ja ülipalju neid ja need on kängurud, tulid vaatama, mis me teeme. Tšekkige sinna, vaata kõik reas seal, vaata. Ülilahe. Nad suht tihti käivad siin, seal on mingisugune krossirada, käivad seal baikidega sõitmas. Ja ju siis on, ma ei tea, kängurudele ka meeldib siin käia, sest väga tihti käivad siin. Tulen alati õhtul mingi kella 5 paiku, tavaliselt tulen siit tagant uksest, vaatan, kus paika loojub mingi 2-3-4 minti. Siis ka suht tihti näen neid kängurusi. Hey! Hey, yo! What's up, yo? Joo, lahe nüüd. Kus seisis üks? Jaa, löögi valmis. Magasid maha või? Näitan sulle videoklippi. See on siis veeauto. Ta käib võtmas siit vett ja siis ta lihtsalt pritsib seda vett igale poole siia asfaldi või tähendab kruusa peale. Sellepärast, et kui suured masinad sõidavad seal taga viib konteineri minema, et siis tolmu ei läheks ülesse. Mingi tervise teema, et tolm võib mingi astmahoogu tekitada ja siis sellepärast pritsib päevad läbi seda vett sinna. Terve päev. No nii, tund aega möödas ja jälle kõik töö meil tehtud praegu ja ootame nüüd, kuni see tšikk seal paneb uued kleepekad siia peale, et me saaksime need kõik ära sorteerida ja uuesti sisse viia. Põhimõtteliselt praegu ongi viimased nädal aega ongi niimoodi olnud iga päev, lihtsalt see tempo on nii palju aeglasemaks, kuna hooaja lõpp on. Tuleb üks rekka sisse, tühjendame rekka ära, viime sisse ja siis ootame jälle mingi 10-20 minti. Suht nagu kerged päevad on praegu, sellepärast ma sain ka nagu kaamera tööle kaasa võtta. Nii palju passimist on. Kes vähegi mõtleb ise nagu kunagi see farmi tulemise peale, siis ma sellest soovitan, et kui vähegi mingi masinate peale saate, siis see on ilmselt kõige parem töö, mis Austraalias nagu backpackerina teha annab ja kõige kõrgemalt asustatud ka. Et tundub küll esialgu veidi hirmutav, mul oli küll vähemalt, et tuleme siia tõstukite peale, et ma polnud varem väga sõitnud mingi 2-3 korda Eestis, aga nagu väga minimaalselt ja mõtlesin küll, et huvitav, et kas ma saan hakkama sellega ka või ei saa. Aga nagu tuled siia, näidatakse nupud ära, siin on nagu kontrollid ka olemas, kui läheb meelest ära ja umbes 2-3 tundi teed, siis enam ei pea vaatamagi neid nuppe, et siis juba automaatselt käsi käib. Et hästi lihtne on ja puuvillafarmis on just see ka nagu hea, et väga nagu hulle asju ei saa juhtuda, et tootmeid sa ei saa väga nii-öelda nagu lõhkuda, aga me oleme sellest siis ise ka nagu igast lolle õnnetusi teinud mingi libed ilmaga mingi haigeid driftinud ja kogemata üksteisele otsa sõitnud. Et midagi nagu väga tõsist pole juhtunud, aga sellest kui midagi juhtubki, siis ei tehta midagi, nagu öeldakse, et pole hullu, et kirjutad selle repordi nii-öelda ja tehakse sulle narkotesti ja kui ei ole midagi, siis on kõik chill. Ma siin üks päev kuulasin raamatut ja ma olin nii süvenenud sellesse, et ma ei pannud tähele, minu ees oli sama see metalli, see post. Ja tulin täie hooga ja ei pannud tähele, et see post siin oli. Ja see oli täpselt nagu selle taga ka, et see nagu blokib vaadet. Sõitsin siia täie hooga lihtsalt sisse. Nagu full speed lihtsalt. Vaadaks seda, see on teras, millega ehitatakse pilvelõhkujad. Ja ma suutsin selle niimoodi ära väänata. Ja jõhker, mis jõud seal taga nagu masin lihtsalt hüppas ette. Ma lõin oma pea vastu klaasi ära. Oma jalad lõin ära vastu seda armatuuri siin. Aga jäin sellest terveks, õnneks jalad on natuke valusad siiamaani, aga see oli nagu full speed lihtsalt ja see oli nagu haigelt ohtlik. Jah, ei ole vaja nagu karta seda tööd, et kõik on õpitav sellest. Hakkas praegu nüüd paus ja käin kiiresti kodust läbi, sellepärast ma unustasin oma akupanga maha ja siis telefoni selle statiivi otsa ka, et ma saaksin telefoniga paar klippiga teha. Aga igal juhul täiesti jõhker, kui aeglased inimesed sõidavad siin reaalselt mingi 30-ga siin linna. Nagu Raplas linnas sõidetakse sees vaata ikka 50-ga, Eestis igal pool asulas 50-ga, aga siin on reaalselt mingi 40-ga. 40 on see kiirus nagu piir,
aga reaalselt sõidetakse 30-ga. Kui Eestis on niimoodi, et on 50 on kiiruslimiit, siis sõidetakse 60-ga ja kui liiklus pole, tähendab ja politsei pole, siis 70-ga. Aga siin on reaalselt, ei ole ühtegi politsei mitte midagi ja inimesed sõidavad 40 alas 30-ga, mis on täiesti, ma ei suuda lihtsalt. Ma ei kannata aeglast liiklust. Jube. Minu see tekitab rohkem õnnetusi kui natuke kiirem liiklus, sellepärast inimesed muutuvad närviliseks ja võib-olla eestlased on sellised temperamentsed, võib-olla austraallased on teistsugused. Ma ei tea, ma lihtsalt tahaks täiega vajutada gaasi põhja ja sõita nendest mööda, kes siin munevad minu ees. Ma sõidan praegu 40-ga reaalselt. Ma ei viitsi oodata. No vaat, niimoodi see käib. Käiks sa räppi selle peale. Yeah, that's how it goes. Hullud linnud siin. Haigeid hääli teevad ikka loomad. Vaata pärut. On ju papagoi. Päris lahe on see, et sa näed igal pool mingeid haigeid nagu linde, nagu mida sa muidu näeksid Eestis kuskil loomaaias ja niimoodi, siin on nagu vabas loodustavad ringi. Masinas refuelib nüüd. Siin saab valida masina kiirust, et kas tahad hästi kiiresti või aeglaselt. Ma panen alati kõige aeglaselt ma peale, et võtaks võimalik kaua aega. Võin ka kiire peale panna korraks. Hommikul oli külm ja nüüd siin päeva poole kisub jälle nii palavaks ära, et täiesti jube järjest võtan siin riidekihte maha. Ja ongi nagu see, et hommikul paned 2 paari pükse jalga veel ja hommikul on ikka jahe nendega ja praegu nüüd, kui on 2 paari pükse, siis on siuke surm, lihtsalt tahaks lihtsalt lühikesi pükse panna. See ongi nagu enda valida, kas sa tahad hommikul 2 tundi külmetada. Ma eelistan päeva kes palava käes olla või hommikul külmetada. Sisemaal on nagu see on nõme Austraalias, et temperatuuri vahe ööl ja päeval on nagu nii suur lihtsalt, et kui sa oled kuskil mere ääres, siis on siuke suht ühtlane, aga sisemaal on täiesti kohta. Hommikul võib olla sul -2 kraadi ja päeval võib olla 25 kraadi. Kõrb selle siis, kui niimoodi võtta. Ka päris julm palju ühes selles vatti on. Mõtle, 250 kilovatti, mõtle kilogramm vatti on juba palju ju, aga 250 kilogramm vatti. See on haigelt kokku pressitud ikka, kui sa mõtlema hakkad ja nagu kui see näiteks puruks teha, siis kõik see läheb laiali siin põhimõtteliselt. Päris nagu niimoodi, et ta ei plahvata, aga ta läheb ikka nagu kord julmalt laiali. Ja vaat seda vist, ma võtan siit ära ja nagu siin ei jää vähemaks. Ulme. Vaade mahet siin, kõik siin kivi kõva siin kõik. Ja kõike seda tahab siin võtta. Huvitav, mitte see ärki ühest sellest saab. Kus juures sellel puuvillal on ka erinevad mingisugused kvaliteedi, mingi standardid, grade A, grade B, nagu vastavalt vist sellele palju siin seda jura siin sees on. Kui see ju põllult tuleb, siin on ju vaata selline taime, see pask sees ja see kõik nagu filtreeritakse välja siit. Ja vastavalt sellele vist siis oleneb, kui hea see vatt on või kausale ma tegelikult ei kujuta ette, mul ei ole õrn aimu ka, aga ma lihtsalt oletan. Ja vastavalt sellele kvaliteedistandardile on näiteks see võib-olla siin, võib-olla sellest tehakse Nike'i mingeid jalanõusi, riideid, sportriideid, mis iganes. Ja sellest võib-olla tehakse Timberlandi ja võib-olla sellest seal tehakse üldse mingi madala kvaliteeti, mingi ülejäägid. See läheb mingi väga odav hinnas, mingi ma ei tea, kuhu iganes on. Tahate näha, millest teksapükse tehakse. See on hoopis mingi teine materjal, mingi jääkprodukt. Nii, sellest siin tehakse siis teksapükse. Kas on mingi tauku ka kuskil? See on hoopis teistsugune, ta on palju tumedam värvi poolest ja ta on igast sellist sitta täis. Et see on siis ilmselt see ärafiltreerimisel tekkiv see pask, mis kõik välja tõmmatakse sellest vatist.
et tavalisel vatil pole seda jama üldse põhimõtteliselt sees. Aga ma ei kujuta ette ka, miks see on siis teksapükste jaoks hea materjal ja miks teine pole, et kas see kuidagi teeb siis paremaks seda. Aga jah, siuke ta on. Kui sa oled juba jõudnud mõelda, mis vatti ma üldse siin peas kannan, mis teema tällega on, siis ma improviseerisin endale siia pehmenduse peale, kuna siin ei ole ühtegi pehmendust. Ehe näide gümnaasiumis omandatud teadmist väga oskuslikust rakendamisest. Aitäh matemaatikaõpetaja, ilma logaritmteooriaid ja Pythagorase teoreema teadmata ma poleks ilmselt tulnud nii kavale nipi peale. Ja kui me siin juba kavalate nippide ja lifehackside teemale läksime, siis mul on üks kaval nipp veel enda võluri varrukas tõmmata, et ma demonstreerin teile seda ka. Kui tööl hakkab väga igav või lihtsalt viskab koppa aida, tahaks väikest pausi, tahaks arutada, mis iganes. Või siis lihtsalt vaatab, et ei viitsi rohkem näha, et las teised teevad. Üks nipp, mis ma alati teen, on see, et vaba! Oi, nagu näha, see läks katki. Ja kui üle 2 on neid katki, siis hakkab juba tekkima korralik mull ja neid ei saa korralikult stackida üksteise otsa. Ja muidugi meie kui kohusetundlikud töölised ei taha, et see rida kukuks kellelegi peale, et mis mina tavaliselt teen, siis on, ma võtan selle endale krääbide vahele ja ma lähen siis sinna garaaži juurde, kus ma siis ilusti parandan selle ära. Ja issand jumal, kes niimoodi katki selle ja teeb. Me teeme korda selle. Nendega muidugi see nipp, et boss kahtlustama ei hakkaks siin midagi, siis keskmiselt ma üritan hoida limiiti päevas 1-2 peili peal, et üle selle siis võib olla natuke kahtlane, et kuidas need kohe katki lähevad ja miks mina alati käin seal tegemas neid. Sa pead tegema hästi tõsise näo pähe, nagu jälle puruks, jälle ma pean parandama seda, issand jumal, kes puruks teeb. Et siuke sirge nägu tõsine, mitte et jah, üle talama jälle. Lähme teeme kord seal. Nii, ja kuna neid katki on tegelikult 2 tükki, siis tegelikult ma peaksin panema neid 2 tükki tagasi ka. Ja noh, tavaliselt ma panen ka, aga kuna mul hakkab kohe lõuna 5 minuti pärast, et sorry, mul pole aega. Hei, what's up, tere tulemast Tõstukiga asjade purustamiskanalile. Tänases episoodis me purustame arvutiklaviatuuri, juhtme vaba, väga modernne ja juhtmega arvutihiir. Oh yeah! Täiesti laiali kõik. Kuule, oota, peidame selle kuskile vahe. Kus see läheb? Hiina. Hiina? Saade on läbi tänaseks korraks. Järgmise korrani, kallid vaatajad. Mida? No, tuleb. 17:43. Kohe hakkame panema šeede kinni, neid suuri ladusid hakkame kohe kinni panema ja tööpäev on läbi. Lõpuks ometi. Homme on laupäev ja laupäev on kahjuks homme meil tööpäev. Nii et homme tuleb ka veel ära kannatada, siis saab 1 päeva puhata ja siis kõigest 2 nädalat veel. 2 nädalat. Aga okei, lähme koju ja siis lähme trenni ja siis ma ei tea, süüa tegema ja magama ja mida iganes veel. Kui ma homme võtaks nüüd selle kaamera tööle kaasa, siis ilmselt ja ma teeks vlogi, siis ilmselt ta ei tuleks väga palju erinev. Nii et sorry selles suhtes, et jah, ma ei ole teinud nagu rohkem. Jah, ma ei tea, ühesõnaga vahet pole. Minu kanal, mina teen, mis tahan. Aga jah, ühesõnaga. Lähme liigume minema. Lollakad proovid rongi liikut. Arvad on teiste piilikud ikka. Ma ei tea, ma arvan küll, et
pidasite minuga vastu selle päeva siin farmis, nii et võite endale ilusti õla peale paar patsuda, et olete väga tublid olnud. Jah, selline on meie tavaline päev siis Narvaris, et ärkame hommikul vara üles, lähme kohe farmi ja oleme 11 tundi seal, pärast seda trenni ja siis süüa tegema veel ja siis mida iganes. Ja niimoodi 6 päeva nädalas. Aga ühesõnaga, okei, davai. Järgmises videos näeme juba võib-olla siis, kui me oleme farmist minema läinud. Loodetavasti. Nii et davai.